Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darašenka ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänases saades meil teemadeks siis tuleb leading indicators, majandustsükli faasidest räägime, puulide puudusest, siis räägime prognoosimisest, prognoosimine versus süsteem, et tuli päris huvitav küsimus mille tahaks natukene laiemalt siin nagu vastata. Ja siis tulemuste hooaeg on täies hoos, et päris palju huvitavaid kvartaaltulemust olid esimese kvartali kohta eelmine nädal, et vaatame täna need üle, sealhulgas ka Tesla ja Alphabet. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis, et vaatame, kuidas mõned kauplemisided eelmisest nädalast töötasid ja mis veel huvitavat kaubelda selleks nädalaks meil on. Ja väike sissejuhatus, enne kui me alustame saadega, et tahaks teid tänada muidugi teie likeide ja kommentaaride eest, et nagu ma eelmises saades tõin välja, et see annab mulle suurt motivatsiooni edaspidi need saadet teha teie jaoks, et noh, mul võtab päris palju aega, tegelikult ma igapäevaselt jälgin aktsiaturgu, siis nädalavahetusel mitu tundi panen presentatsiooni kokku, siis salvestan seda, siis panen üles Youtube'i, et päris selline nagu kulukas töö, aga mul on nagu hea meel, et te leiate, et see on kasulik, huvitav teie jaoks ja panete like'i, et mul võtab palju töötunde, teie jaoks on see paar sekundit, et like'i panna, nii et ärge unustage ka sellele videole panna. Ja kui teil on huvitavad kommentaarid, siis kindlasti jätke neid, et ma olen teile ülitänulik. et ja veel infoks, et ma nüüd tegin ka siin Youtube'is tasulise liitumise võimaluse nendele, kellel on rohkem huvi kauplemise vastu, tahaks sellega aktiivsemini tegeleda, rohkem minuga suhelda, mõtlesin, et kellel vaja infot rohkem kui korra nädalas, et me siis seal 2 korda nädalas teeme hetkel live stream'id. See nädal meil tulevad nad siis esmaspäeval ja neljapäeval, mõlemal päeval kell 8. Et siis seal vaatame otse turgu, mis juhtub, et erinevad huvitavad kauplemis- investeerimisidеed, samas näitan enda positsioonid. Ja meil oli siin juba mitu striimi tehtud ja kusjuures viimane stream, mis meil oli 24 aprill, ma tegin seda tegelikult kõigile avalikuks ka, et noh, kui te mõtlete, kas liituda kanaliga või mitte, siis võite ka seda striimi näiteks järel vaadata ja siis otsustada, et kas te tahate regulaarselt sellist nagu uuendused saada, et see on rohkem meil olnud selline nagu kauplemise teemaline, kuna turul tekkis selline nagu kuldne ostuhetk, et ja ma seal päris palju positsiooni võtsin ja selles striimis näitasin kõik need positsioonid, siis mõtlesin, et jagan teistega ka kõigi teistega, et siis saaks esiteks nagu see näide, mis meil tasulisel kanalil toimub, teiseks, et seal on päris palju sellist nagu kasulikku infot, mida tahaks ka laiema ringiga jagada. Nii, ja veel üks info, et kui te tahaks rohkem õppida aktsiakauplemist, siis meil koostöös Äripäevaga juba paari nädala pärast, 12.–14. mai, toimub järgmine aktsiakauplemise meistriklass koolitus, et see koolitus meil toimub ainult 3 korda aastas, järgmine novembris, nii et kui te tahaksite lähiajal läbida sellist nagu sisukat aktsiakauplemismeistriklassi, meistriklassi koolitust, kus ma näitan ka sealhulgas oma süsteemi, selgitan, kuidas kauplemissüsteemi üles ehitada, et see oleks pikas perspektiivis kasumlik, siis see võiks olla ja kui see on teile huvitav, siis äh, võite vaadata selle koolituse kirjelduse, kui kõik sobib, siis kohtume juba varsti Äripäeva majas sellel koolitusel, et lingi koolitusele ma jätan selle video all. nii, piisab sissejuhatusest ja alustamegi meie saadega ja kõigepealt alustamegi siis üldiste teemadega, nagu minu maatriks ette näeb, et sellised nagu kuuaastased sellised nagu info, mis
või sellised nagu andmed, mis muutuvad nagu aeglaselt, aeglaselt mõjutavad aktsiaturgu. Ja rohkem selle kohta ma rääkisin oma 9. detsembri videos, et kui te pole seda vaadanud ja tahaksite rohkem sellest maatriksist aru saada, siis see video on teile abiks. Nii, mis olulist majandusuudistest meil oli siis eelmine nädal? Vaatame täna leading indicators, ettevaatavad indikaatorid, et nad tulid veidi halvem, kui analüütikud ootasid. Ja muud siin sellist olulist ei olnud, et initial claims, esmased töötute pöördumised, et siin ka ei olnud mingit suurt üllatust, enam-vähem sama number tuli, nagu oli oodatud, ehk nagu me eelmises saates rääkisime, et kui majanduslangus hakkab äh, või majanduslangus algab, siis tegelikult noh, hakkab rohkem töötuid tekkima ja see number peaks hakkama kasvama, et seega see on oluline hetkel jälgida, aga me näeme, et noh, siiamaani ta ei ole siin nagu oluliselt hakanud kasvama. Nii et me endiselt oleme olukorras, kus palju selliseid turuindikaatorid näitab meile, et olukord majanduses halvenemas, samas reaalselt, et kõik ootused nagu negatiivsed, aga reaalselt ikkagi sellist nagu majanduslangust meil ikkagi ei tule, et täna jätkuvalt räägime veel sellest, et meil on siin ka üks küsimus sellekohane. Aga alustame sellega, et vaatame siis leading indicators, et kuidas see indikaator meil märtsis siis oli, et me näeme, et siin ta on meil languses tegelikult alates 2021 lõpust, et langenud, siiamaani meil majanduslangust ei olnud, et viimati nii suur langus me näeme, oli tegelikult 2007, 2009, aga siis oli suur majanduslangus, ülemaailmne finantskriis, et see halala meil on siis majanduslangus. Et siin meil juhtub midagi sellist nagu ebatavalist, et väga suur langus ettevaatavates indikaatorites, aga siiamaani pole majanduslangust tulnud. Ja kui me vaatame selle indikaatori 6 kuu muutust, siis ta annab meil ka sellise nagu majanduslanguse signaali, kui see muutus liigub –5%-st madalamale, et me näeme, et siin 2000 ta andis hea sellise majanduslangussignaali, 2007 andis majanduslangussignaali, isegi koroona ajal andis majanduslangussignaali. aga siin ta andis sellist nagu väga laia signaali, väga pikalt see signaal oli sees, majanduslangust ei tulnud, ta lülitas ennast välja uuesti, tuli uus majanduslanguse signaal jällegi, majanduslangust ei tulnud ja nüüd ta tegelikult astub kõrgemale tasemele ja hetkel ta siis ei signaliseeri meile majanduslangust ehk põhimõtteliselt selline nagu languse nurk on siin nagu aeglustus, et varem nagu ta agressiivsemini langus ja noh, majanduslanguse jaoks siis vaadatakse, et kui ta hakkab uuesti siis agressiivselt langema siin, siis põhimõtteliselt siin võiks tekkida uuesti selline nagu majanduslangussignaal. et huvitav, kas tõesti või ta hakkabki siin taastuma, et meil langust ei tulegi, et ongi ainult selline nagu aeglustumine, mis majanduslanguseni ei vii. Või siis lõpuks ikkagi tuleb ka majanduslangus, et väga raske öelda. Et me vaatame, et ma ei ole üksi selline kes ei tea, kas tuleb majanduslangus või ei tule, et isegi Föderal Reservi Panga ökonomistid ei tea, et seda graafikut me kohe ka näeme. aga võib-olla siis veel korraks vaatame, et miks me arvame või miks ma nagu räägin, et võib tulla majanduslangus Ameerikas. Et noh, nagu me teame, et majandus käib tsüklidega, et siin on nagu selline suur graafik, näitab meile, et majandus on olemas 4 tsükli early, selline nagu siis, kui majandus hakkab taastuma, tsükli algus, siis on selline nagu keskmine majandus ilusti kasvab, siis on late cycle, majandustsükli nagu viimane osa, kus majandus hakkab aeglustuma ja siis tuleb majanduslangus. ja majanduslangusega on niimoodi, et noh, seal võib olla sügav majanduslangus, võib olla nii-öelda nagu pehme. et majandus väga palju nagu ei lange ja sellest sõltuvalt tegelikult noh, sõltub, kui palju firmade kasumid kukuvad, kui palju siis aktsiahinnad kukuvad. et mida meile see graafik ütleb, et noh, me näeme, et siin maailma majandused liiguvad hetkel siia nagu majanduslanguse poole, et hilisemas faasis meil on hetkel siin Ameerika, Jaapan, Korea, India, UK, Meksiko, Brasiil
ja Hiina, Eurotsoon ja Kanada on tegelikult juba majanduslanguses. noh, me Eestis ka nägime, et meil oli siin rekordarv kvartaleid, kus majandus kasvas nii-öelda negatiivselt ja Saksamaal ka selline nagu olukord, et oleme juba ammu majanduslanguses. Ja noh, me näeme, et Ameerika liigub ka põhimõtteliselt sinna suunas ja palju indikaatorid, mis me siin saades viimasel ajal oleme vaadanud, kõik vihjavad selle, kas see leading indicator näitab, et olukord halveneb, et kui me võtame siia juurde veel paar värsket graafikut, et Goldman Sachsi ärioptimismi selline nagu tracker, et siin ta ka hakkas vajuma aprillis väga madalal tasemel, et viimati ta oli siin ka majanduslanguse ajal nii negatiivne ärioptimism või äripessimism siis juba oli 2020 koroona ajal, 2022 karuturu ajal ja nüüd uuesti langes nagu siia madalamale tasemele, et äri ei näe tulevikku nagu optimistlikult ja see alumine graafik näitab meil siis ISM indeksit ja US revision ratio põhimõtteliselt, kui palju vaadatakse üle kasumeid allapoole või ülespoole, et siin on see 50 tase ISM indeksi jaoks ja siin on selle earnings revision'i jaoks vasakpoolsel skaalal. no me näeme, et mõlemad siin, nii ISM indeks kui ka earnings revision, kõik ka liiguvad allapoole. ja noh, need ei ole ainukesed graafikud, me vaatasime palju teisi ka, mis näitab meile erinevat sellist nagu majanduslanguse aeglumist. seega, no selle graafiku järgi me näeme, et majandus liigub majanduslanguse poole, kõik graafikud viitavad ka selle, et see peaks tulema. kas see nüüd tuleb? Ilmselt tuleb, aga suurem küsimus on see, kui tugev see majanduslangus tuleb. kas see tuleb väga pehme, praktiliselt nagu ei tule nulli lähedal kuskil, et seal tuleb majanduskasv või üks kvartal mingi nõks väike miinus, siis hakkab uuesti kasvama. et sellest sõltuvalt tegelikult me hakkame nägema, mis turg hakkab tegema, et kui hetkel oleme langenud, vaatasime ka seda graafikut, et algas põrge, kui nüüd tuleb väga pehme majanduslangus siis tegelikult ta võib siin konsolideerida edasi, kasvada, siis see võib olla nagu meil lõplik põhi. kui tuleb sügav majanduslangus, no siis tegelikult turg võib minna veelgi madalamale. aga noh, see on tulevik, seda me tegelikult ei tea, et me näeme, et siin prognoositakse, et majanduslangus tuleb, et indikaatorid nagu nõrgenevad, aga kui tugev ta tuleb ja kuidas turg sellele reageerib. et seda me tegelikult väga palju ei oska nagu prognoosida või ei tea tegelikult, et noh, asi selles, et ei mina ega keegi teine ei tea tulevikku, kui just insideri infot ei ole. aga isegi kui insideri info on olemas, et sa tead, et mingi positiivne uudis mingi firma kohta tuleb, sa ikkagi ei tea tulevikku 100%, sa ei tea, kui palju võib-olla protsendi aktsia hind ikkagi tõuseb, kuidas ta reageerib sellele. et siin tahaks veel ka laiemalt vastata ühele vaataja küsimusele, et Taimo, tänud väga teie huvitava küsimuse eest. Taimo kirjutab, et taaskord väga asjalik analüüs, aitäh. Kas sul on oma arvamus turu edasise liikumise osas, kui võtta arvesse üks kuu tagasi sinu saates olnud Trumpi eelmise presidendi ajagraafikud? tookord sa prognoosid, et majanduslangus võib saabuda ja näitasid võrdluseks Trumpi eelmise perioodi ajagraafikut versus praeguse liikumine, et graafikul kattusid 99% ja 2016 graafikul hakkas maikuus suur tõus. et ilmselt jutt käib meil siis sellest graafikust, kus meil on siis roheline joon Trump tariif 1-0, et siis kui Trumpi esimene ametiaeg oli ja punane joon on siis Trumpi teine ametiaeg. ja noh, siin me näeme alguses tõesti graafikud väga kattuvad, kuigi ma kirjutasin siin ka sellist nagu väljundit, mis tihti kauplejad, investorid kasutavad, et history doesn't repeat but rhymes, et ajalugu ei korda ennast, aga ta nagu kuidagi sarnaselt võib käituda, et siin me ka näeme, tegelikult algus oli suht sarnane, siis tuli langus ja siis tegelikult esimesel ametiajal siin aprillis-mais oli juba tugev tõus. kas nüüd siis tähendab seda, et meil ka siin selle Trumpi ametiajal ka tuleb nagu sarnane. noh, me näeme, et esiteks siin tuli juba suurem langus. millest see võiks tulla, et karmimad tariifid ja teiselt poolt, kui me vaatame siin vasakpoolne graafik, et turuvaluatsioon
iga presidendi ametiaja alguses. me näeme, et kui Trump alustas esimest korda, siis turuvalutatsioon oli 28,1. siin on võetud CAPE ratio, cyclically adjusted P ratio. Ja siis Trumpi teine ametiaeg, et Trumpi teisel ametiajal tegelikult turg on olnud kõige kallim. me näeme siin seda kõigi presidentide ajalugu, et turg pole olnud kunagi nii kallis nagu Trumpi teisel ametiajal. Seega tegelikult no päriselt me neid jällegi ei saa võrrelda. Et see, et need graafikud ilusti kattusid, see võib olla lihtsalt selline nagu kokkusaatumus. teiselt poolt me võime nüüd ka selgitada sellist nagu suuremat langust, mis siin oli. et tegelikult noh, kui turg on rohkem ülehinnatud, siis tal on rohkem ruumi ka kukkuda, et see võiks olla ka põhjus, miks turg siin nagu rohkem korrigeeris allapoole, et ta lihtsalt nagu normaliseeris oma hinnangu. Aga jah, teiselt poolt nagu ma tõin välja, et siis tegelikult noh, me ei tea, mis tüüpi majanduslangus tuleb, pehme või selline nagu karmim ja kuidas turg sellele reageerib, seega tegelikult noh, lähtuda ainuüksi sellest eelmise ametiaja graafikust on suht raske nagu ennustada, et see on pigem nagu selline nagu noh, huvitav graafik, et huvitav, et jah, need asjad niimoodi kattuvad ja kui lõpuks selgub, et siis ta käituski niimoodi, siis noh, tore vaadata, aga sellest lähtuvalt ma ei hakka siin oma investeerimis- ja sellised nagu kauplemisotsused tegema, et siin on nagu ka niimoodi kirjutatud, et sa prognoosid, et majanduslangus võib saabuda. noh, tegelikult ma nagu üritan mitte prognoosida, et ma jätan seda analüütikutele, et analüütikud prognoosivad, et mis me siin teeme, ma näitan lihtsalt nende analüütikute prognooside graafikut ja me loeme neid ja üritame aru saada, et mis siis tegelikult toimub ja prognoosid ei pruugi nagu absoluutselt nagu tõeks saada, seega jah, ma üritan mitte prognoosida, ma kauplemisest ja investeerimisest pigem lähtun siis süsteemist. Ma lähtun sellest, et ma ei tea, mis tulevikus juhtub, aga mul on olemas teatud kindlad reeglid, et kuidas ma toimetan. Näiteks noh, kauplemises on puhtalt tehnilised indikaatorid ja tehniline analüüs, et sealt ma kauplen nii ostupoolelt kui ka müün lühikeseks, sõltuvalt sellest, mida mulle indikaatorid ütlevad, et seal ma nagu ka tulevikku väga ei ennusta, et ma lihtsalt vaatan seal, mis on tõenäosus ja kui on üks tõenäosus on suurem kui teine, näiteks et turg tõuseb, siis ma lihtsalt riskin oma rahaga, et panustan selle, aga ma tean, et ma ei tea tulevikku ja võib minna ka minu vastu, et ma võin ka kahjumi saada. ja sama ka investeeringuga, et investeeringutes ka ma lähtun siis ka tehnilisest, aga rohkem isegi fundamentaalsest analüüsist, et nüüd põhimõtteliselt noh, kui meil oli suur langus, nüüd meil hakkas selline nagu põrge, ma ei tea, kas see on nagu lõplik põhi või ei ole. ma näen, et tehniliselt meil tekkis siin hea põhjasignaal, ma vaatasin fundamentaalselt, mõnedes firmades on hetkel selle langusega tulid fundamentaalnäitajad palju paremaks ja tegelikult noh, siis investeerimises ma ei tea, kas meil tuleb järgmine põhi või siis me hakkame edasi kasvama, mis ma teen, mul ongi plaan, et kui ma leian head ettevõtet hea hinnaga ja tehniliselt seal on sellised nagu ostupaternid, siis ma ostan. Kuna ma ei tea tulevikku, siis ma ei osta korraga, ma ostan nagu osaliselt, et siis kui lähme madalamale, siis ma ostan järgmised osad nagu madalamatel tasemel, kui siit hakkame taastuma, no siis ostan järgmised osad siis, kui jällegi järgmise korrektsiooni ajal või jällegi, kui mingi ettevõte leian hea hinnanguga. Põhimõtteliselt mul on selline nagu süsteem ja ma lähtun pigem süsteemist, mitte sellest nagu, et mis siin analüütikud prognoosivad. Ja ise jah, ka üritan mitte prognoosida, et see võib tegelikult noh, ka olla selline nagu halb asi kauplemises, investeerimises, et sa prognoosid, jääd omale prognoosile nii-öelda nagu truks, turg teeb umbes midagi muud, et sa ei kohanda turuga ja siis tegelikult noh, oma prognoosiga kaotad nii-öelda nagu topelt, et prognoos oli vale ja siis see, et sa pidasid sellest kinni ka siis topeltviga. Et jah, selline siis laiem vastus Taimo teie huvitavale küsimusele, et jah, ajalugu võib kordada, aga ainuüksi sellest, noh, või nendest graafikutest ma ei lähtu, mul on enda süsteem üles ehitatud ja
ja põhimõtteliselt selline nagu süsteemne lähenemine tegelikult aitab palju paremini kui selline nagu prognoosimine nii kauplemises kui investeerimises. Ja noh, rääkides prognoosidest, et siin on Ameerika SKP prognoos ja siin on kolm erinevat siis keskpanga filiaali, Atlanta, Federal Reserve of New York ja siis St. Louis. Ja nad kõik teevad siis nagu esimese kvartali SKP prognoosi ja me näeme, et siis siin on meil New York ja St. Louis prognoosivad, et esimeses kvartalis tuleb kuskil 2,6 kuni 2,8% majandustõus ja Atlanta prognoosib, et tegelikult majandus langeb 2,5%, et me näeme, et isegi siis keskpanga analüütikud erinevates filiaalides prognoosivad nagu täitsa erinevat äh, sellist nagu SKP kasvu või üks prognoosib SKP kasvu, teine SKP langust, et kuidas meie siin nagu tavalised sellised nagu erakauplejad, erainvestorid suudaks siis paremini kui nemad prognoosida, et näitab jällegi, et keegi ei tea tulevikku ega meie tavainimestega need väga targad nagu analüütikud, võib-olla meie nagu mitte prognoosimine on isegi parem, sest noh, ma panustan ju oma rahaga sellele, mis ma nagu näen turul, aga need analüütikud tihti nagu ei investeerigi, et ei panusta raha sellele, nendele prognoosidele, mis nad teevad, neile makstakse lihtsalt prognoosi eest. Ja me näeme, kui erinevad nad võivad tulla ja seega jah, lähtudes ühest prognoosist majanduslangust ei tule hetkel esimeses kvartalis, lähtudes teisest prognoosist tuleb, et kuidas sa siis ennast positsioneerid aktsiaturul, et kas sa hakkad aktsiat ostma või mitte, et siis jah, parem ongi, kui sul on süsteem ja sa ei vaata neid prognoose ja siis lihtsalt tead, et vastavalt süsteemile ma pean praegu osta ja kui palju ja teebki tegelikult sellise nagu investeerimise kauplemise palju lihtsamaks. sest ega kui nagu pikas perspektiivis vaadata, siis noh, kui me räägime investeerimisest, mis asi on nagu investeerimine üldse? See on see, et sa investeerid raha, annad raha ära, et lootes, et tagasi tuleb see kogu raha ja pluss lisaks veel midagi juurde. Et see on ainukene põhjus, miks üldse nagu investeeritakse, et saada raha tuluga tagasi ja seetõttu pikas perspektiivis mängib rolli, kui me investeerime erinevatesse aktsiatesse, kui palju need firmad raha teenivad, kui palju nad annavad raha tagasi ja põhimõtteliselt siin on selline väga pikaajaline graafik alates aastast 1900 lausa. siin on meil tume joon S&P 500 indeks ja hele joon on siis S&P 500 kasumid ja me näeme, et siis kasumid meil on olnud siin külgsuunas kuni aastani kuskil 33, et vahepeal kasvas, langes ja siis aktsiaturg oli ka külgsuunas ja siis, kui kasumid hakkasid niimoodi nagu stabiilselt võib öelda nagu kasvama, siis indeks meil ka järgib neid kasvumeid ja kus meil toimuvad suuremad sellised nagu langused aktsiaturul, me näeme, et siis, kui majanduslangus sellega tavaliselt vähenevad firmade kasumid, me näeme siis, kui toimuvad sellised kasumilangused. siin on ülemaailmne finantskriis, nüüd te näete, miks seda kutsuti ülemaailmseks finantskriisiga, et kasumid kukkusid ka seal nagu kolinal aga suht kiiresti ka taastusid. siin koroona ajal me näeme kasumite langust 2016, eelmine Trumpi presidendi aeg, me näeme, et siin oli selline ka aeglustumine, päris majanduslangust ei tulnud, aga kasumid aeglustusid ja siin turg meil ka aasta aega ei kasvanud, oli selline nagu külgsuunas. et noh, mis tuleb nüüd, mis kasumitega juhtub, kas siin tuleb selline nagu suurem kasumilangus või selline nagu väiksem kasumilangus või nad jäävadki lihtsalt külgsuunas, sellest sõltub siis mida hakkab turg tegema, kas ta teeb suurema korrektsiooni või jääb külgsuunas või läheb üldse kõrgemale, et jällegi, meie tuleviku pikas perspektiivis me näeme, et kasumid kasvavad, vahepeal nad võivad siis nagu kahaneda, siis turg ka teeb suurema korrektsiooni, võib-olla siis annab meile parema sellise nagu sisenemispunkti. ja noh, need kasumid siis tulevad investoritele tagasi kas dividendide näol, siin paremal pool me näeme dividendide graafikut alates aastast 88, me näeme, et siis S&P, kui ta oleks ostnud indeksi 90-ndates, oleks saanud siis dividendina umbes $10, siis tänapäeval see on juba $76. ehk ainuüksi tänu sellele selle vara väärtus, S&P 500 väärtus on juba kõrgem, sest ta maksab dividendina juba rohkem.
et need kasumid lähevad jah, siis kas dividendiks või siis aktsiate tagasiostuks, igal juhul nagu aktsionäridele tagasi ja mida rohkem firmad teenivad, seda rohkem nad saavad aktsionäridele tagasi anda, seda väärtuslikum on see vara, mida need rahavood genereerib. Nii et jah, lühiajaliselt võib juhtuda mis iganes, aga pikas perspektiivis me näeme, et firma kasumid ikkagi kasvavad ja pikas perspektiivis meil peaks turg siis kasvama. kas läbi sellise nagu väikse korrektsiooni või meil tulevad suurem kompleksne korrektsioon, noh, seda hetkel raske öelda. Seda me saame teada ainult tagantjärgi. aga äh, kui me vaatame veel mõned graafikud, et tegelikult me näeme, et hetkel siis võib-olla natukene lühemaajalisemalt tundub, et turul ei ole piisavalt nagu pulle, et selliseid nagu ostjaid, kes tahaks nagu või kes oleks nagu turul positiivselt meelestatud, kes tahaks turul osta. et siin on huvitav graafik, mis näitab meile sellist nagu bull-bear spread ehk põhimõtteliselt selline küsitlus, investorite küsitlus, kus küsitakse investoritelt, kas te olete siis nagu bullish meelestatud või bearish meelestatud. ja siin on see hele joon, helesinine joon, siin on 0% ja me näeme, et kui see on 2%-st kõrgemal, et põhimõtteliselt siis on pulle rohkem kui karusid 20 ja rohkem kui 20% neil on, siis tavaliselt need on sellised nagu head ajad, kui on palju pulle turul, siis tegelikult me näeme, et siin turg meil ilusti kasvab nendel aegadel. ja kui investorid on negatiivselt meelestatud, et nad ei ole nii-öelda nagu bullish meelestatud, et kui neid on vähem kui 20%, isegi vähem kui 0%, et enamik siis meelestatud bearish niimoodi bearish'eks, et siis tavaliselt siin on välja toodud sellised nagu punased alad, et tavaliselt siis meil on turg korrektsioonis, et siin on koroonaaeg 2022, 2019 isegi korraks, 2016 Trumpi esimene ametiaeg, me näeme, et siin oli ka selline nagu noh, topeltpõhi põhimõtteliselt külgsuunas turg liigus. et mis toimub nüüd siin meil, et kas meil tulebki selline taastumine nagu 2019, 2020, siit hakkame tagasi tulema, puulid tagasi ilmuvad ja siis turg hakkab tõusma või meil toimub siin natukene keerulisem selline põhi, et puulid siin kaua veel ei tule tagasi ja siis tulevad tagasi, siis hakkame tõusma. et seda me hetkel ei tea, pikaajaliselt peaks tõusma läbi mis korrektsiooni, me ei tea, aga jah, hetkel me näeme, et siis tegelikult noh, kui vaadata hetkel, siis pulle veel endiselt ei ole, oleme siin nagu kuskil põhja juures, aga meil võib tulla selline nagu topelttiip, et siis hetkel võime põrkada ja siis veel madalamale minna. põhimõtteliselt see graafik näitab meile seda, et nii kaua, kuni investorid ei ole nagu bullish meelestatud, meil sellist nagu stabiilselt head tõusva trendi ei teki. ja teiselt poolt, kus ma veel vaatan sellist nagu poolide või ostjate nagu puudust, on insiderite graafik. siin parempoolne graafik näitab meil sellist insiderite buy-sell ratio ehk põhimõtteliselt firma insiderid, kui palju nad iseenda firma aktsiaid müüvad versus ostavad. ja me näeme, et siin tegelikult see sinine joon on siis meil S&P 500 ja rohelised tulbad on siis see buy-sell ratio. ja me näeme, et mõned korrad ta läheb ülikõrgeks ja tavaliselt need ongi, kui turul tekib suur korrektsioon ja kukuvad korraga kõik aktsiad, nii head kui ka halvad, ja siis need head aktsiad, mis on ka palju kukkunud koos turuga, mille valuatsioon muutus üliheaks ja insiderid näevad, et nende firmaga ei ole midagi halvasti juhtunud, lihtsalt aktsiahind läks odavaks. Nad siis kiirustavad osta enda aktsiat, me näeme siis 2020 koroona ajal tuli suur langus, insiderid siin täiega hakkasid ostma. 2019 langusega nad tegid seda, 2016 majanduse aeglustumisega nad tegid seda. ja siin 2012 ka, et siis, kui oli veel ka turg väga odav peale ülemaailmset finantskriisi, siin oli ka veel väike korrektsioon, et siis insiderid ka hakkasid täiega ostma. 2022 korrektsiooniga, no siin ka oli selline nagu ostuhuvi, aga ei olnud sellist nagu järsu suurt huvi, et pigem mingit väiksem ostuhuvi oli. ja kui me vaatame praegu, mida teevad insiderid, et selle langusega tundub olevat, et insiderite jaoks hinnad ei läinud veel nii huvitavaks, odavaks.
et nad hakkaksid siin nagu agressiivselt ostma, et me näeme siis insiderite seos ka meil siis nagu palju pulle või ostjaid hetkel ei ole, mis ka hetkel ei ole tegelikult noh, ülimalt positiivne. Võib-olla siis jah, peamegi nägema veel mingit languslainet, et aktsiad läheksid veelgi odavamini, et siis insiderid oleks ka huvitatud. nii, boonustabel täna meil ka väga huvitav, et noh, rääkisime täna ka sellist nagu pikaajalisest pildist, vaatasime, kuidas S&P 500 meil pikaajaliselt kasvanud. aga noh, tegelikult see kasv ei olnud nagu kogu aeg ühtest ja samadest firmadest, et mis on selline nagu S&P 500 eripära on see, et seal on 500 parimat aktsiat ja kui mingi aktsia hakkab või mingi firmal äri hakkab halvemaks minema, hakkavad kahjumit tekima, ta võib-olla pankrotti minna, siis ta sellest indeksist nii-öelda võetakse välja ja siis indeksi võetakse uus tõusev täht nii-öelda, et siin kogu aeg jääb kõrgliiga, et mõned firmad, mis kunagi olid siis tippfirmad, nad võivad sellest indeksist mingi aja pärast siis välja lennata ja siis selle asemel tuleb uus aktsia ja siis läbi selle, et kuna seal on kogu aeg 500 parimat firmat, indeks jätkabki meil kasvu ja seal kogu aeg see kasum kasvab. kui me räägime üksikfirmadest, siis tegelikult üksikfirmal on suht raske nii kaua nagu olla kogu aeg topis, et kui me siin vaatame suurimat Ameerika firmad turukapitalisatsiooni järgi ja siin on kümnendite järgi välja toodud 60, 70, 80, siis me vaatame, kuidas need top 10 firmat on ajaga muutunud, et 60-ndates kõige suurem firma oli AT&T sidevaldkonnas ja siis oli päris palju selliseid nagu Nafta, Exxon, Texaco, siis General Motors, autotootmine, DuPont, selline nagu keemiline tööstus, General Electric ja siin ka IBM side. Eastman Kodak oli kunagi ka vist tol päeval, see oli nagu Google täna. ja kui me vaatame siis, mis juhtus aega, et 70, noh, enam-vähem need firmad jäidki aeglaselt, sellised nagu suured firmad üleöö pankrotti ka ei lähe, aga need muutused võtavad aega ja me näeme, et siis nagu ajaga siin AT&T, IBM olidki head, siis siin meil tekkis nagu rohkem naftafirmasid 80-ndates, et top 10 siin oli lausa 1, 2, 3, 4, 5, viis firmasid, ma ei tea, mis see Atlantic on, võib-olla ka naftafirma. et siis nemad valitsesid turgu. ja siis alates 2000 siin hakkas oluliselt juba muutuma, et tech-firmad hakkasid nagu esikohtadele jõudma, et me näeme siin Microsoft juba, Cisco, Intel, Lucent, IBM, AOL, et sellised high-tech firmad. ja tänapäeval, kui me vaatame, et siin meil ongi põhimõtteliselt tech enamasti Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, kõik on tech, Broadcom, pooljuhtid, Tesla autotootmine ja ka tech, Berkshire Hathaway, Warren Buffett meil siin ka ja siis kaalu langetamise ravim ka see aasta muutunud top 10-ks, et Eli Lilly, mille kohta millest me eelmises saates ka rääkisime. et jah, kui me võrdleme, mis firmad hetkel on ja mis firmad olid 60-ndates, no siis me näeme, et absoluutselt teised firmad juba top 10-s ja põhimõtteliselt noh, võib-olla ostas AT&T 60-ndates ja lootes, et ta on sul nagu osta ja hoia nagu igavesti, et me näeme, et tegelikult üksikaktsiatega see nii hästi ei toimi nagu S&P 500 indeksiga, et üksikaktsiatega pigem tulebki rohkem jälgida, et kuidas firmal läheb ja kui tal hakkabki selline nagu kasv aeglustuma või on näha, et siis äh, tema äri hakkab nagu juba jõudma sellise nagu faasi, kus firma hakkabki juba lagunema, et siis igavesti ei saa hoida, et siis mingi hetk peaks nagu väljuma nendest ja vaatama, mis on siis võib-olla uued sellised firmad, mis võivad topi jõuda. et väga huvitav tabel, võite siis video pausile panna ja üle vaadata kõik need firmad, et mõned siis, mis varem olid topis, et vist ka pankrotti läinud. nii et ka, et kui sa oled top 10, see tähendab, et sa alati jääd seal. okei, lähme edasi ja lähme juba firmade juurde.
Ja vaatame siin mõned kvartaaltulemused, mis meil oli eelmine nädal. Ja alustame Tesla kvartaaltulemusest. Teslal oli üsna halb kvartaaltulemus, et nende nii kasum kui ka käibe olid halvem kui analüütikute ootused. Automotive revenue ehk põhimõtteliselt siis auto tootmisest käibe kukkus 20%. Mis on huvitav, et neil on ka teine valdkond, selline nagu energy generation and storage, põhimõtteliselt energiasalvestus. See on isegi kasvanud 67%. Äh, jah, kõige halvemini Teslal lähebki hetkel siis autode müügiga. Aktsiahind siin reageeris positiivselt, +5% järgmised päevad, isegi jätkas tõusu. kui me vaatame siin graafiliselt, kvartaalselt, me näeme, kui halb kvartal tal oli üle pika aja, tegelikult alates 2022 juunist ei olnud nii halba müüki. siin kasum oluliselt vähenes. Et jah, halb kvartal ja kui me vaatame TTM Trailing 12 Months, me näeme, et Tesla kasv tegelikult pidurdas kuskil 2023 alguses ja siis sellest ajast on olnud külgsuunas ja siis viimases kvartalis isegi me näeme siis aeglustumist nii käibes kui ka kasumis. Ja noh, kui me näeme, et firma endiselt kasumlik, aga hakkabki juba siin aeglustuma käibed ja kui me näeme sellist valuatsiooni, et P-ratio 156, forward P-ratio 96, et kindlasti tundub olevat väga kallis hetkel, ja kui vaadata Gurfox valuatsioonimudeli, siin ka ütleb modestly overvalued, no vahepeal oli väga palju ülehinnatud, siis kui ta seal kauples üle $400, nüüd läks natukene paremaks see hinnang, aga kui see käibekasum jätkavad langust, siis tegelikult siin aktsiahind võib veelgi madalamale minna, et siin prognooside järgi endiselt ennustatakse kasvu. kas see päriselt tuleb või mitte, no eks me näeme. Mis on veel huvitavad, et siin veel mõned graafikud Tesla kohta, et Tesla käibe, me näeme, et siis käibe enam ei kasva, -9,2% üldse. Siin 2023 oli ka langus vahepeal, oli tõus, aga me näeme, et selline nagu trend juba, et kasv aina aeglustub, et ei ole enam nii kiiresti kasvav. Veel üks ohumärk võib olla siin ka see, et kui me vaatame geograafiliselt, kuidas Tesla müük on jaotatud ja me näeme, et siin tegelikult Hiinas on päris suur osa, 21%, et see on eelmise aasta lõpu seisuga. et noh, vaatame, kuidas neil siis seal kaubandussõda jätkub, aga huvitav ja, et Elon Musk on siis põhimõtteliselt Ameerika administratsiooni juures hetkel, kes nii-öelda sõdib Hiina vastu, aga ta ise müüb siis Hiinas autosid, et siin selline nagu huvide konflikt, nagu võib öelda. Et kuidas Hiina teda ei pressi seal nagu noh, aga ühesõnaga jah, see on nagu väike risk siin tundub olevat olemas. Ja kuidas Tesla teeb raha, et siin ma mainisin just, et nad siis energy generation and storage ehk põhimõtteliselt siis energia salvestus, see valdkond hakkab ka tegelikult kasvama Teslal, me näeme, et see on juba moodustab 14% käibest lausa. siin on ajalooliselt, me näeme ka, see roheline osa on siis energy generation, sinine on siis auto ja me näeme, et see roheline siin hakkab kasvama siin üle aja ja siis viimases aastas kasvas veelgi rohkem, et siis auto tootmine vähenes üldiselt on siis kasv, et see on jah, üks selline valdkond, kus Teslal võibki siis rohkem kasvu vahepeal tulla, nii kaua kuni autode müügil ei lähe hästi. Järgmine kvartal tulemus Intuitive Surgical, väga huvitav ettevõte, mis toodab selliseid nagu roboteid või sellist nagu operatsioonisüsteemi, et me näeme, et selline nagu süsteem, mis opereerib inimesest, siin on nagu kirurg, no isegi ei pea otsa seal midagi tegema, ta läbi siis sellise nagu kaugjuhtimise nii-öelda teeb, et seal saab väga täpselt väga keerukaid operatsioone teha. me näeme, kuidas need seaded on arendatud sellel ettevõttel alates 98 kuni siis tänapäeval juba viienda põlvkonna, me näeme DaVinci 5 süsteem neil. et väga selline nagu huvitav
huvitav ettevõte on ja muidugi tehisintellekti arenguga, et need masinad saavad aina rohkem teha isegi ilma selle kirurgita seal, kes võib-olla lihtsalt peaks jälgima, kuidas süsteem ise nagu opereerib mingid asjad. aga see äri, toode, firma huvitav, äri neil on ka üliedukas, me näeme, et tulemused, mis nad raporteerisid, olid ka parem kui analüütikud ootasid, et kasum tuli 7% parem aktsia kohta, kui analüütikud ootasid, käibe tuli parem, protseduuride arv kasvas 17%. Nad tõstsid isegi selle aasta terve prognoosi. Käibe kasvas 19% võrreldes eelmise aastaga. Siis nad kvartaliga panid 367 uut neid süsteemi, ehk põhimõtteliselt nad mitte ainult müüvad süsteemi, muidugi nad neid hooldavad ja kõik see ka põhimõtteliselt neile toob raha. Neil on kokku juba installitud siis üle 10 000 süsteemi. Et võrreldes eelmise aastaga 15% olnud see kasv. ja põhimõtteliselt jätkuvalt ennustavad kasvu 15-17%, protseduuride arvu kasv, gross margin väga hea, 65%. Ja põhimõtteliselt nad isegi siin kirjutasid, et tariifide mõju hakkab olema umbes 1,7% käibest. et mitte väga palju tariifidest mõjutatud ka. Siin me vaatame graafiliselt, me näeme siin väga hea kvartal, noh, neil väike selline nagu sesoonne kõikumine siin olemas, aga üldiselt me näeme siis trend on ülespoole. Kasum väga ilus olemas, kasvab TTM, trailing 12 months, see on nagu sujuv kasumi kasv, käibekasv, kasumi kasv. Muidugi valuatsioon ka premeaalne, et siis väga hea äri eest küsitakse väga hea hinna, et 75 on P ratio, 57 forward P ratio. Me näeme Guru Fox valuatsiooni graafiku järgi, et vahepeal oli väga palju ülehinnatud, et nüüd selle korrektsiooniga, mis oli, ta läks lihtsalt natukene vähem ülehinnatuks, aga endiselt modestly overvalued. et tahaks väga siia investeerida, aga tahaks, et ta oleks kui midagi sellist, et nagu oli 2022, 2023, et siis ta oli alahinnatud, et võib-olla tulebki siis sügavam korrektsioon, siis saab seda parema hinnangu osta, et hetkel ma jälgin, aga kvartaaltulemustele ta reageeris positiivselt, et siin +2% tõus ja noh, me näeme, et tegelikult selline nagu toode, et pigem ta areneb edaspidi, tehisintellektiga seal tekivad uued võimalused, et ilmselt ka selline äri, mis jätkab ka tulevikus kasvu. ja hetkel on juba väga kasumlik, et järgmine kvartaal tulemus ServiceNow, ka väga huvitav selline nagu tarkvaralahendusi pilve kaudu pakkuv ettevõte. Ma tean, et Eestis seda väga palju kasutatakse. Ja ServiceNow raporteeris ka päris head tulemused, käibe enam-vähem oli sama nagu analüütikud ootasid, kasum veidi parem, aktsia hind siin reageeris suure hüppega +15%. hind on hüpanud Guru Fox valuatsioonimudeli järgi on hetkel õiglaselt väärtustatud. ja klassikaliste meetrikute järgi, noh, hetkel P ratio on kõrge, 128, aga forward 47, et näitab, et endiselt väga kiire kasv tuleb ja kui on kiire kasv, siis P ratio tihti on nagu kõrged, sest nad eeldavad, et tuleb veelgi parem kasum, et siis P ratio normaliseerib. et siin me näeme kvartaalselt ka, kui hästi näeb välja selle firma rahavood, et käibe kogu aeg kasvutrendis, kasum on olemas kasvutrendis ja TTM, trailing 12 months, siin on ka väga sujuvalt, me näeme nii käibe kui ka kasumi kasvu, et kasvav kasumlik ennustatakse edasist kasvu, et ja hetkel ei ole enam nii kallis, nagu oli varem, samas väga odav ka ei ole, et veidi väljud, õiglaselt hinnastatud. Kellel ei lähe nii hästi, vahepeal oli küll top 10 firma, nagu me vaatasime täna. aga vahepeal neil äriga juhtus midagi ebasellist nagu
ebasoodsad, et noh, muidugi Intel on sellist nagu poolühtide sektorist. Nvidia me näeme buumib, Broadcom buumib, et väga paljud poolühtide sektori ettevõtted nagu buumivad hetkel, aga Intel kunagi oli top 10 firma ja hetkel neil läheb üsna halvasti, et kui me vaatame siin kvartaalselt, küll need tulemused olid veidi paremad, kui analüütikud ootasid, aga kui me vaatame graafiliselt, noh, siis me näeme, et siis midagi head siin ei ole, et käibe siin kvartaalselt stagneerub, kahjumlik juba mitu kvartalit siin, et ammu, millal ta oli kasumlik, et trailing 12 months, siin me näeme sellist ka käibe aeglustumist, kahjumlik, põhimõtteliselt sellist vara ei tahaks, et võrreldes, kui, mis firmat valida, kas see, millel käibe on siis nagu stagneerub, mis on kahjumlik, või see, millel käibe kogu aeg kasvab, tal on hea kasumlikkus ja kasum ka kasvab. Et noh, siin on näha, miks Inteli aktsia ei ole hetkel populaarne, et kvartaaltulemusele ta ka reageeris negatiivselt –7%, et hetkel kuskil siin üritab seda põhja leida ja kas ta leiab seda põhja või mitte, sõltub sellest, kas tal käibekasumid hakkavadki siis taastuma või kui nad jäävad samal tasemel, lähevad madalale, siis aktsia hind kõrgemale ei saa minna. Vaadates Gurufoksi valuatsiooni muudele järgi, ta on hetkel veidi allahinnatud, noh, muidugi keegi ei taha nii halba ärid üle maksma selle eest, et pigem alla makstakse. prognooside järgi siin eriti kasu ka ei näe. Ja peer ratio hetkel ei ole, kuna on kahjumlik tulevane 24, kui see tuleb. Ehk selline aktsia, et sellesse ma hetkel küll investeeriks, kuni nad päriselt hakkaks näitama, et nende äri hakkab paranema. Järgmine kvartaal tulemus Google või siis Alphabet, tegelikult see emafirma, mis omab siis meil Google'i, erinevad muud firmasid Google'i kontserni, siin meil on YouTube, Google Ads, Google Maps ja siis siin on mingid muud ettevõtmised, mis kõik on selle nagu Alphabeti all, mis on Google'ist välja kasvanud. Siis Alphabetil päris head tulemused ka, kasum parem kui analüütikud ootasid, käibe parem kui analüütikud ootasid, advertising reklaami kasv 8,5%, Google Cloud kasv 28%. siin me näeme ka Google Cloud käibe põhimõtteliselt 28%, eelmine aasta oli sama kasv, põhimõtteliselt kasv säilib, operatsiooniline marginaalsus isegi paraneb, et sellist nagu pilveteenused arenevad hästi. Lisatagasioste hakkavad tegema buyback 70 miljardit, siis selle raha eest ostetakse aktsiad tagasi ja lisaks suurendatakse ka dividende. Et igatahes väga positiivne kvartaaltulemus, siin me ka näeme, et siis YouTube ka kasvas 10,3%, võib-olla tänu mu videotele ka neil läheb hästi. Et ühesõnaga näeb üsna ilus välja. Ja kui me vaatame kvartaalselt siin graafikuga, siis me näeme, et võrreldes eelmise kvartaliga natukene väiksem äh, käibe, aga me näeme, et see on sesoonselt siis neil tavaliselt neljas kvartal ongi kõige parem, siis esimeses väike aeglustumine toimub, aga üldiselt me näeme, et trend on ülespoole. kasum hakkas siin kiirendama, isegi me näeme viimases kvartalites. TTM trailing 12 months, siin on ka ilus kasv käibes, kasumis ja peer ratio'd ka tegelikult enam ei ole väga kallid, et peer ratio 18, forward peer ratio 16 juures. et väga okei, et Curvefox ka ütleb, et fair'i value'd hetkel tegelikult Google peale seda korrektsiooni, mis on olnud aasta algusest, et peale kvartaaltulemust ta reageeris siin peaaegu 2% tõusuga. Ja viimane kvartaal tulemus Vertiv, mis me täna vaatame, Vertiv on siis see firma, mis pakub erinevad siis jupid andmekeskuste jaoks, et mis seal läheb vaja jahutid ja muud sellised nagu asjad, kuna andmekeskuseid hetkel ehitatakse palju, siis nende tooted on ka muutunud väga populaarseks, et tulemused, mis nad raporteerisid, me näeme siin käibe ja kasum olid parem kui analüütikud ootasid, aktsia hind reageeris tõusuga 8%.
ja kvartaalselt võrreldes eelmise kvartaliga natukene väiksem käibe, võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga juba parem käibe. Kasumlikkus on olemas ilus ja vaadates TTM numbrid, trailing 12 months, me näeme, et nad on ikkagi tõusvas trendis käibe, et käibe kasvab, kasumlikkus on siin hästi näha, kuidas kasvab. Et niikaua, kuni andmekeskuste nõudlus säilib hetkel tasemel, nad oma kvartaaltulemuses ütlesid ka, et hetkel nõudlus veel on, prognoosivad head järgmist kvartalit, et valuatsioon, P-ratio 50, forward P-ratio 20, Guru Fox ütleb, et endiselt on oluliselt ülehinnatud, vahepeal oli üldse nii ülehinnatud kui saab, et väljaspoolt seda nagu vahemikku üldse. nüüd tuli siia vahemiku juurde tagasi, aga ikkagi oluliselt ülehinnatud Guru Fox evolutsioonimudeli järgi. nii lähme edasi, vaatame, mis meid ootab ees see nädal. see nädal me näeme kalendris juba rohkem sündmusi. Mis mina hakkan jälgima, et siin meil kolmapäeval tulevad esimese kvartali skp esmased andmed, advance, siis tuleb PCI inflatsiooni meetrik ka märtsi kohta ja siis ASM indeks neljapäeval ja reedel non-farm payrolls ka tööjõuturu statistika ehk põhimõtteliselt selline nagu inflatsioon, majanduskasv ja töötus. kolm sellist nagu olulist näitajat meil tulevad see nädal, mida tasub jälgida, kui seal peaks väga suur negatiivne ja positiivne üllatus tulla, siis nad võivad turgu mõjutada, muul juhul siis Trumpi väljaütlemised võib-olla ikkagi veel siiamaani võivad olla suuremad mõjutajad ja ka kvartaaltulemust, et see nädal meil tuleb päris palju kvartaaltulemusi ja päris suurtelt firmadelt ka, et kui me vaatame, mis meil tuleb see nädal ehk vaatame need, mis ma jälgin, Cadence Design Systems, täna peale turgu sulgemist, poolühtede sektorist oluline ettevõte, siis teisipäeval PayPal raporteerib kvartaaltulemused, siin Coca-Cola, Pfizer ka, Spotify, Shift4 Payments, need kaks viimast ma jälgin, Visa, Starbucks, Snapchat, First Solar, Booking Holdings, kolmapäeval peale turgu sulgemist siin meil Microsoft, Meta, Qualcomm raporteerivad ja juba neljapäeval peale turgu sulgemist Amazon ja Apple. ja siin lisaks ka Airbnb, enne turu avamist veel ka Mastercard, Eli Lilly ja siis reedel enne turu avamist ExxonMobil. Tundub, et järgmine nädal meil tuleb selline nagu tulemuste eri, et väga palju kvartaaltulemusi, mida tahaks koos teiega ka üle vaadata, et vaatame, mis siit tuleb, et kindlasti need Microsoft, Meta, Amazoni, Apple'i tulemused võivad mõjutada ka üldist turgu, nii et vaatame, mis üllatused seal tulevad ja kas tulevad üldse üllatused. Siiamaani kvartaaltulemused on olnud üsna head, so far so good, et me näeme, et kasumite kasv on olnud umbes S&P 500 indeksis 13%, et need firmad, kes raporteerisid, see oli isegi 6% ulatus võrreldes analüütikutega, aga analüütikud järsult langetasid oma prognoosid selleks kvartaliks, ega siin on nagu see, et see on ületatud, noh, see on nii-öelda nagu kahtepidi, ühelt poolt ületatud, teiselt poolt need ootused olid madalamale viidud, et eelmine kvartal me nägime suht sarnast numbrit, et 14% oli kasumi kasv ja 8% oli see üllatus. vaatame, kuidas see hakkab edaspidi arenema, aga so far so good, nagu see graafik meile ütleb. Lähme edasi ja vaatame siis minu maatriksi teist osa, selline nagu lühiajalised timeframe'id, nädalane, päevane, tunnine, et need timeframe'id, kus enamasti juba mõjutab liikumist tehniline analüüs, tehnilised indikaatorid, paternid. ja vaatamegi üle, et mis mu turuanalüüs ütleb hetkel turu kohta ja mida ma võiks oodata järgmisest nädalast, et jällegi ma ei prognoosi, mis hakkab juhtuma, vaid ma põhimõtteliselt loen, mida turg ütleb ja panen paika mõned nagu võimalikud stsenaariumid,
noh, neid võib nimetada ka prognoosida, aga neid on siis nagu palju, et mulle pigem meeldib nimetada need stsenaariumid ja siis anda neile stsenaariumidele erinevad tõenäosused, et sa oled põhimõtteliselt valmis kõigeks, aga panustad sellele, mis on nagu suurema tõenäosusega võib-olla. Selline nagu lähenemine mul on. Vaadates siis peamist indeksit, S&P 500 4,5% on tõusnud eelmine nädal. Nädala alguses natukene hinges allapoole, siis hakkas taastuma, et ma eelmine nädal just tõin välja sellise nagu suure tulba, mis meil oli siin põhjas taastumine. Et siin oli selline nagu üks ostusignaal ja siis ma tõin välja, et kui ma selle tulba jagame pooleks ja kui hind ei lähe sellest nagu madalamale poole või sellest nagu poolest madalamaks, siis see kinnitab sellist nagu ostusignaali siin ja me võime minna kõrgemale. Ja mis me tegi indeks, ta testis täpselt seda taset ja siis pööras ja sulges maksimumi juures, et jällegi siin formeerus järjekordne V1 ostusignaal, teine järjest juba. Ja Force Index me näeme ka, et oluliselt siin paranes, et sellist nagu müügisurve aina siin väheneb ja väheneb, mis ütleb meile siis seda, et tegelikult selline nagu tõus siin võib veel jätkada. Russellis ka nägime tugevat tõusu, 4%, ka siin oli sama käitumine, et näiteks läksime madalamale esmaspäeval ja siis sulgesime maksimumi juures, sulgesime 2100 nädalasest libisevast keskmist kõrgemale. Force Index siin taastub, et selline nagu tehniline põrge siin hetkel käib ja see võib jätkuda, vaadates eelmise nädala tugevust. Päevasel graafikul siin ma eelmine nädal välja tõin seda, et siin, kuigi meil oli selline nagu väike langus, siis ma tõin välja, et Force Indexil me sellist nagu suurt müügisurvet enam ei näinud, nagu see oli varem. Ja see osutus väga selliseks nagu tõeks eelmine nädal, et me esmaspäeval üritasime veel natukene madalamale minna, aga siis juba teisipäevast hakkas sinna taastuma ja me näeme, et siin see müügisurve ei tulnudki suureks ja vastupidi, hakkas siin suurenema juba ostusurve, et võrreldes eelmise ostlemisega, et siin ta hakkas nagu juba tugevam olema. Impulsid on juba rohelised ehk põhimõtteliselt siis ei tohi shortida lausa hetkel ja ees on juba 200-päevane libisev keskmine, milleni nüüd see indeks võib siis tõusta, et meil on nüüd siin kinnitatud esimene kõrgem põhi, vähemalt lühiajaliselt meil on siis trend hakkas liikuma ülespoole, kuna meie madalamate põhjade asemel saime nüüd kõrgema põhja. sama ka Russellis, et kuigi Russell oli tugevam, seda me ka ATR kanalitega veel vaatame, aga siin ka Force Indexist on näha ka, et vahepeal, kui siin oli ka mingi müügisurve tekkinud S&P 500, siis tegelikult alates sellest põhjast Russellis mingi survet üldse olnud, et siin hakkas vaikselt juba tekkima selline ostusurve ja selle korrektsiooniga isegi siin Force Index madalamale läinud. Et siin ka väga hea selline kõrgem põhja formeerus ja ka võib jätkada selline nagu põrge vastu libisevat keskmist. Et üldiselt jah, väga positiivsed arengud, tugev sulgemine eelmine nädal ja vaadates mu turuanalüüsi tabeli, siin me ka näeme väikest paranemist, volatiilsus läks väiksemaks, noh, 15 tasemeni ka veel natukene maad minna, aga see on, paraneb siin, rämpsvõlakirjad läksid bullish olekusse, multivix, ta on küll neutraalne, aga ka paraneb. Industry Group endiselt bearish olekus, aga seal ka paranemine. Üldiselt kokkuvõttes, et siis ma panin jällegi neutral oleku, et kuna mul siin kindlat rohelist või kindlat punast ei ole, et panna bearish või bullish, et ongi rohkem selline nagu neutral, aga ma näen juba võrreldes eelmise nädalaga, et see on rohkem selline nagu juba bullish neutral, et paljudes indikaatoris jätkab selline nagu paranemine. ja vaatamegi mõned need indikaatorid üle, turuindikaatorid siis. Esimene on rämpsvõlakirjad, siin on meil siis rämpsvõlakirjad, allpool S&P 500 ja siin ma tõingi välja selline nagu äh, koht, kus meil rämpsvõlakirjad hakkasid juba taastuma ja S&P 500 siin tegi meil suurema korrektsiooni, et siin oli põhimõtteliselt selline nagu koht,
kus rämpsvõlakirjad andsid väga tugeva juba ostusignaali, et samal ajal kui S&P 500 langes, rämpsvõlakirjad tegid väikse jooksu madalamale ja siis hakkasid uuesti taastuma ja üldse need põhjad on aina kõrgemal tasemel, S&P-l või oli see põhi madalamal tasemel kui eelmine. põhimõtteliselt tekkis selline nagu divergents, meil on see suur gap rämpsvõlakirjade ja S&P 500 vahel, et S&P 500 nüüd suurema tõenäosusega peaks üritama rallima vastu neid rämpsvõlakirju, kuna nad näitavad suuremat tugevust. Et see andis mulle ka põhimõtteliselt, see oli üks signaalidest, mida ma väga palju usaldan. Ja minevikus ta on toonudki mulle väga palju kasu ja seekord ma ka väga agressiivselt hakkasin pikad positsioonid võtma, et selles striimis, mis ma jagasin kõigega, mis me tegime eelmine reede, et seal ma jagasin ka kõik oma positsioonid, mis ma võtsin, et hetkel on mul kuskil rohkem kui 20 aktsiat pikaks ostetud, et seal tekkisidki head sellised nagu ostupaternid ja lisaks selline nagu rämpsulakirjade poolt ostusignaal andis mulle ka põhimõtteliselt siis rohkem kindlust agressiivselt hakkama turul kauplema. Volatiilsus VIX, et siin ma võtsin VIX-i nädalane graafik ja ma panin siin ka kaks sellist nagu taset 30, punane joon ja 15 on siis sinine joon. me näeme, kui indeks meil kaupleb 15 ja madalamal tasemel, et siis meil on selline nagu hea tõusev turg, et see on tavaliselt bullish. kui see läheb 30-st kõrgemale, siin meil olid siis sellised nagu karuturg 2022 ja tavaliselt karuturu või sellise nagu languse põhjades ta spaikib 30-st kõrgemale, et siin meil oli eelmine aasta augustis selline suur spaik ja siis hetkel ka läksime siis 30-st kõrgemale ja meil oli üks signaal, kui VIX läheb 50-st kõrgemale ja siis 30-st madalamale, nagu ta eelmine nädal läks, see on ka selline nagu ostusignaal. aga hetkel ja me näeme, et ajalooliselt tegelikult, kui vaadata seda VIX-i käitumist, siis ta on rohkem nagu oli 2028, ehk selline nagu karutuuru moodi pigem VIX-i käitumine kui selline nagu puulitoru käitumine. et nii kaua, kuni siis VIX meile rahvana ei lähe 15-st madalama stabiilsest tõusvast turust, me ei saa rääkida, et hetkel ikkagi endiselt me näeme pika graafiku järgi, et hetkel see on pigem siis meil põrge. kui me vaatame siis päevast graafikut, et siin me näeme ka VIX-i ostusignaali, kui ta hüppas siin väljaspool Bollinger bändist väljaspoole ja läks tagasi madalamale, et päris hästi tabas põhja järjekordselt, et nagu ma ka varem tõin välja, et see indikaator suurepäraselt tabab põhjasid, lihtsalt ta ei näita, kui tugev see põhi tuleb, kas tuleb ühepäevane ralli või nagu hetkel tegelikult me näeme juba üsna pikaajaline ralli juba toimub, et see signaal meil oli aprilli alguses. Esmaspäevase langusega eelmine nädal me näeme, et siin ka VIX üritas natukene tõusta, aga napilt tõusis ja siis kukkus kiiresti 30-st madalamale, et siin ka tuli selline nagu lisakinnitus, et see esmaspäevane liikumine madalamale oli võltsliikumine ja oligi siis selle kõrgema põhja formeerumiseks viimane selline nagu langus. See nädal ma jätkan põhimõtteliselt vaatama, et mis volatiilsus hakkab tegema, et kui ta jätkab langust, siis me näeme edasist tõusu. kui ta edasi langeda ei saa, siis hakkab uuesti spaikima kõrgemale, no siis võib öelda, et see põrge hakkab siin lõppema ja võime siis turul madalamale minna, aga suurema tõenäosusega ma näen, et siis volatiilsus hakkab ikkagi vaibuma ja me võime kõrgemale minna, et vähemalt rämpsulakirjad hetkel seda näitavad ja ka bullish percent indeks, kui me vaatame eelmine nädal, siis ta jõuliselt taastus isegi kiiremini kui S&P 500 ise. kui palju ta võib veel taastuda, no me näeme, et tavaliselt ta võib taastuda kuni 80%-ni, isegi siis, kui 2022 meil oli karuturg, et siis põrged, siis ta ka tõusis meil siin 70-ni, 80-ni, et põhimõtteliselt siis tõusuruumi siin veel on. vaadates päevast graafikut, siin me ka näeme väga tugev esimene tõus. esmaspäevase langusega siin väike indeks allapoole tuli, aga siis kohe hakkas ka agressiivselt tõusma edaspidi, et andis ka meil lisakinnituse ka, et siin on väga hea selline nagu ostukoht. Hetkel jah, siis
ka, et ta võib jätkada siis tõusu, et ma monitoorin, mis ta teeb potentsiaalselt siin 70-ni, 80-ni võib tõusta. Kui ta hakkab siin nagu pidurdama ja langema, see on siis, tuleb esimene märk, et ralli hakkab pidurdama ja võib siis järgmine languslaine tulla. Et sellise pilguga jälgin siis bullish percent indeksit ja new high, new low. Esimene meil on siis MCAP turukapitalisatsiooniga kaalutletud. Me näeme, et tiputarv, roheline joon, hakkas siin ilusti tõusma, põhjatarv on siin ülemadal, tiputarv rohkem kui põhjatarv, et siiamaani siin on ilus areng, et tahaks näha, et tipud kapitalisatsiooniga kaalutletud hakkavad edaspidi tõusma. Ja tükiliselt vaadates, et siin esmaspäevase langusega me näeme must joon, et ta üritas siin tõusta, 500-ni ikkagi ei tõusnud, et ma mainisin, et see on siin oluline tase, et kui me läheme 500-st madalamale, siis võib tullagi suur langus. Aga siin väike inks tuli ülespoole, siis järgmised päevad kohe langes madalamale ja tiputarv kasvas hoopis vastupidi, 500-ni. Ja siin meil formeerus selline nagu kõrgem põhi, et hetkel siis tiputarv suurem kui põhjatarv, see vahe ei ole 500-st kõrgemaks, ei ole väga bullish, et tahakski näha, et tiputarv jätkavad kasvu, põhjatarv jäävad samal tasemel, et siis meil ralli võib jätkuda. Ja kui põhjatarv hakkab kasvama ja hakkab jõudma 500 tasemeni või kõrgemale, siis hakkab olema esimene siis selline nagu märk, et ralli võib peatuda ja siis uuesti võib langus alata. Et põhimõtteliselt siis bullish percent indeks ja ühe kuu tipud põhjad tavaliselt on esimesed, kes hakkavad siis sellised nagu vihjed andma. Ja eelmises saates näitasin ka, kuidas meil siis Russell oli teistest indeksitest tugevam ja kuidas see, et üks indeks on kolmest ülejäänust tugevam, see tavaliselt on selline nagu pulline signaal. Või kui üks indeks on kolmest nagu nõrgem, siis tavaliselt see on selline nagu äh, short imise signaal, et siin on nüüd natukene pikem ajalugu. Neli indeksit, Dow Jones, NASDAQ, S&P ja Russell alates 8. aprillist ja siin on nüüd ilusti näha, kuidas Russell oli tugevam alates siin 10. aprillist, et see korrektsioon, mis siin oli, siis väike tõus 14. aprillini ja siis, mis juhtus alates 14. aprill. Me näeme, et Russell oli külgsuunas samas kui NASDAQ meil langes, Dow Jones meil langes ja S&P 500 meil langes. Ja mis meil juhtus eelmine esmaspäev, põhimõtteliselt siin languse kulminatsioon, et viimane selline nagu langus oli siis langus kiirenes ja lõppes, langus kiirenes ja lõppes ja siin langus kiirenes. Aga Russellil ta oligi vahepeal külgsuunas, siis sinna tekkis väike jõnks allapoole, siis ta üsna kiiresti taastus. Põhimõtteliselt siin me nägimegi sellist nagu tugevust võrreldes teiste indeksitega ja see ka oli mulle selline nagu kinnitus lisaks paljudele teistele indikaatoritele, et hetkel see on väga bullish koht, kus hakata nagu aktsiaid ostma ja ma siis juba teisipäevast, kolmapäevast hakkasin seal väga agressiivselt oste tegema. Ja viimane graafik veel, mis võib olla selline lühiajaliselt ka, võib-olla nagu natukene pulline turu jaoks, et näitab meile, et siis kuidas firmad hakkavad sellest buyback blackout perioodist väljuma, et põhimõtteliselt firmad saavad uuesti tagasiostud hakkama tegema peale seda, kui nad oma kvartaaltulemust raporteerivad, et juba 30% kuskil firmadest on juba siis hakkasid uuesti tagasioste tegema, et neil olla sellist siis tagasioste blackout ja me näeme, et siis mai alguseks see peaks juba jõudma 300 firmani 500-st ja siis edasi see peaks suurenema, ehk põhimõtteliselt siis siin mais me näeme, et siis see positiivne tugi võib tulla ka aktsiate tagasiostude poolt. Nii, lähme nüüd TradingView juurde ja vaatame siit veel indeksit ATR kanalitega ja siis mõned huvitavad kauplemisidеed või näitan mõned treidid, mis ma ise tegin. Alustame S&P 500 nädalane graafik, et siin me nägimegi seda korrektsiooni -3 ATR, siis nädalane libisev keskmine siin üsna hästi pidas vastu, et eelmine nädal ma tõin välja, kuidas ta hoiab,
siis eelmine nädal väike võlts jõnks madalamale ja hakkas sellest tasemest taastuma, et kui kõrgele nüüd see põrge võib toimida, no me näeme siin 50-22 nädalane libisev keskmine, et see on esimene siht võib-olla ja siis teine võib olla see vastupanutase, mis meil siin on ka +1 ATR kanal. Et see on see koht, kuhu maani ma hetkel näen tõenäosust, et ralli võib jätkuda. mis juhtub siin? No siin võib nüüd edasine madalam tipp formeeruda ja siis edasine langus võib hakata suurem langus või siis langus kõrgema põhjaga. Hetkel ei tea, aga hetkel jah, siis peamine stsenaarium, mis ma vaatan, et põrge jätkub, üsna tugev impulss oli, turuindikaatorid positiivsed, tagasiostud tulevad tagasi, et on sealt selline põrge võib juhtuda. vähem tõenäoline negatiivne stsenaarium, et kui sõltumata kõigest sellest positiivsusest, et me üritame siin natukene tõusta, siis hakkame uuesti vajuma ja lähme ikkagi sellest tasemest, et see on siin 100-nädalane libisev keskmine. See koht, et kui me sellest läheme madalamale, siis oleks väga negatiivne areng. Et siis turg võib üsna suuresti vastu seda 200-nädalast libisevat keskmist kukkuda, et ta pole veel seda testinud. Vaadates päevast graafikut, et siin ka päevasel graafikul see ala, kus meil nädalasel 22 ja 50 nädalast libisevat keskmist, siin ka päevasel graafikul me näeme 200, 100 päevast libisevat keskmist ka see ala. Ja siin on see järgmine vastupanutase, see on +3 ATR päevasel graafikul, nii et siin on näha, kuidas siis nädalasel ja päevasel graafikul erinevad tasemed juhtuvad olla samadel kohtadel ja seega nad võivad pakkuda nii nädalasel kui ka päevasel graafikul vastupanu. Hetkel me näeme -3 ATR, ralli, siis järgmine languse üritus ja siis esmaspäeval me tekkis selline võlts läbimurre madalamale ja siis hakkasime siit taastuma, kõrgem põhi formeerus. Et nüüd ootangi, et see ralli jätkub kuni siis selle esimese või siis selle teise tasemeni ja siin hakkan juba jälgima nende tasemete juures, mis hakkavad bullish percent index Mihhail low tegema, et kui nad hakkavad nõrgenema, siis tean, et ralli hakkab läbi saama ja siis meil võib tulla järgmine korrektsioon ühest või teisest tasemest. see on peamine stsenaarium, vähem tõenäoline negatiivne stsenaarium, kui siit kohe võib-olla või natukene tõuseme ja kohe hakkame langema ja lähme uuesti -1 ATR-ist madalamale. selline areng oleks väga negatiivne. aga jah, eelmine nädal oli ka päris huvitav see trikk, mis ma küll eelmises saates, ma vaatasin järgi, mis ma seal rääkisin, et ma nägin küll, et siin kõrgem põhi formeerub, kuigi ma ootasin seda natukene kõrgemal tasemel. et turg siin trikitas nii palju, et läks palju madalamale, et ma siin hakkasin isegi mõtlema, et lähme veel madalamale, aga juba teisipäeval kinnitas, et ikkagi mul oli see peamine stsenaarium ikkagi oli korrektne, et siin kõrgem põhi lihtsalt natukene sügavam. et turg tegi seda, mida ta teeb kõige paremini, et lollitab enamik turuosalisi enamiku ajast et siin ka üritas mind natukene lollitada, aga õnneks ma nägin läbi turuindikaatorid ka, et nad nii sügavale ei läinud, Russell nii sügavale ei läinud ja siin me juba teisipäeval nägime taastumist. ja põhimõtteliselt see andis mulle ka kohe suure rohelise tule, et ostusignaali, et siis ma hakkasin seal agressiivselt positsiooni võtma. Vaadates Nasdaqi, meil on sarnane areng hetkel kõikides indeksites, peamistes Nasdaq, SMP ja Dow Jones, et siin ka samamoodi. 100-nädalane libisev keskmine pidas vastu, see suur lai turg sellest pool pidas vastu, et tugev ralli võib ka siis vastu 22-50 nädalast või siis vastu seda vastupanu taset proovida rallida nüüd. ja päevasel graafikul me näeme ka siis ka Nasdaqil, et siin 100-200 päevane libisev keskmine ja see järgmine vastupanutase, et need on siis need sihid ja siin ka tekkis selline kõrgem põhja, aga ka nats läks sellest -1 ATR-ist madalamale, selline nagu suurem võlts läbi murre, et rohkem inimesi trikitada. Dow Jones oli teistest nõrgem veits, et ta tegi siin natukene sügavama languse isegi nädalase graafiku järgi. et siin me näeme ka päevasel, ta siin langes madalamale ja võrreldes teiste indeksitega ta ka pole veel 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale läinud, et Nasdaq ja SMP juba sulgesid sellest kõrgemale, ehk selline nagu esimene vastupanu läbitud ja siis liigutakse järgmise vastupanu juurde. et vaatame, kas Dow Jones täna siis
suudab sellest 22 päevast ka kõrgemale minna, kui suudab, siis siin ka suureneb tõenäosus, ta läheb vastu 200 päevast ja teised indeksid ka võivad siis sama asja teha. ja Russell Russell nüüd meil kinnitas, et see tase siin oli päris hea test, et sellest kohe põrkas, siin ka -3 oli. Läksime 200 päevast libisevast, nädalast libisevast keskmisest kõrgemale, noh. Russellil on nüüd siin lähedal üks vastupanu ja järgmine on siis 22,50. et siis need on need alad, kuhu maani ta võib jätkuvalt põrgata. Ja päevasel graafikul siis me näeme, et ta sai ka 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, siin nii suurt võltsläbimurret esmaspäeval ei olnud, -2 ateerina nagu teised indeksid ei jõudnud, -1 ateeri juurest natukene madalamale läks ja siis kõrgem põhi formeerus. Et nüüd vaatame, kuidas ta reageerib selle vastupanu tasemele, kui ta sellest kõrgemale saab, siis siin oli see nädalasel graafikul 22,50, päevasel graafikul siin on ka 100, 200. Põhimõtteliselt sellised nagu sihid mul hetkel see nädal on peamistes indeksites. Ja vaatame siin mõned üksikud aktsiad, näitan, kuidas ma juba kauplesin, mis positsioonid veel avatud, et kus ma veel ootan, et see tõus koos indeksiga jätkub. Nvidiat, alustame Nvidia aktsiast. Nvidiat ma küll ei kaubelnud, aga kuna ta on üsna popp aktsia hetkel, siis ma seda iganädalast ikkagi jälgin, mida ta teeb ja siin on olnud huvitav areng päevasel graafikul, et ma siin tõin välja, et varem siin olid selgelt näha sellised madalamad tipud, madalamad põhjad ja siin ma juba eelmine nädal mainisin, et võib-olla see trend on nüüd lõpuks pööramas, kui siin formeerub kõrgem põhja ja mis me näeme, põhimõtteliselt siin enam viimase langusega nii madalale ei läinud, formeerus kõrgem põhja ja siin meil tuli ralli. ehk me saime esimese kinnituse, et see langustrend, mis meil oli siin selle aasta alguses põhimõtteliselt, et see meil ajutiselt sai läbi. Nüüd selle kinnituseks meil on olemas siin tipp, kinnituseks muidugi meil vaja ka kõrgemat tippu teha ja põhimõtteliselt, kui siis see seeria jätkub, me võime näha Nvidias kõrgemat hinnad tulevikus, aga hetkel jah, esimene juba selline märk olemas kuhumaani ta vahepeal võib põrkata, noh, siin ongi vaja jälgida, et kas ta saab sellest tipust kõrgemale ja siin ongi 200-100 päevane libisev keskmine, et põhimõtteliselt kui ta vastu neid põrkab hetkel, siis ta kinnitab, et trend on pööranud, kõrgem tipp, kõrgem põhi ja siis järgmine selline langus, võib-olla järgmine ostetav korrektsioon juba Nvidias. ma selle pilguga hetkel seda jälgin, et mul siin positsiooni ei ole et seda kõrgemat põhja siin oli raske kaubelda Nvidias. Et lihtsalt jälgin, kui Nvidia jätkab selle plaani järgi liikumast, mis ma tõin välja, see oleks positiivne ka turu jaoks. Palantir, Palantir oli teistest tugevamad, siin ma näitasin ka positsiooni, mis mul oli tegelikult võetud lausa üle-eelmine nädal ja ta elas üle edukalt ka tegelikult eelmise nädala kõikumised ja nüüd me näeme, et juba peaaegu jõudmas vastu +3 arteeri, et ma siit juba võtsin reedel enne sulgemist ka teist kasvamit. et me nägime siin üsna head sellist nagu topeltpõhja võlts läbimurre, siis siin oli formeerumas selline kõrgem põhi, mis ma tõin välja eelmine nädal ja siit me nägimegi ralli vastu +3 arteeri, et nüüd on see koht, kus juba vaja kasumit võtta, et siin on see eelmine tipp, et ilmselt ta hakkab siin oma liikumist pidurdama ja siis järgmine langus vastu libiseva keskmise tuleb järgmine selline sisenemiskoht. ma hetkel ise olen veel viimase kolmandikuga positsioonis, et mu viimane positsioon, mis ma näitasin, oli võetud mul siin, siis esmaspäevane langus, mis oli, et mul oli stopp liigutatud natukene kõrgemale, aga esmaspäevane langus, et tugevamates aktsiates põhimõtteliselt mul positsioon jäi alles nagu Palantiris, et see langus ei jõudnud stopini ja siis järgmised päevad hakkas taastuma. siin läks vastu +3 arteeri tunnisele graafikul, ma võtsin esimest kasumit ja siis napilt enne sulgemist reedel ta jõudis vastu mu teist kasumivõttu orderi, et seal oli +3 arteer päevasel graafikul lähedal, et hetkel ma siis treilin stoppi ja vaatan, kui kaugele ta võib minna, et siis viimase kolmandikuga annan turule jällegi otsustada, et palju ta mulle kasumit siis annab.
Tuud pikka positsiooni võtta, siin on natuke hilja, on vaja oodata siis korrektsiooni, kui juba positsioon on, siis enamik kasumit mul on juba võetud, et võiks olla võetud siis, kuna ta on +3 mateeriale lähenemas ja siis mingi väike osa võib veel jääda, sest me ei tea, kui hulluks ta võib minna, kui palju ta võib tõusta. Apple, Apple'is mul ka positsiooni ei ole hetkel, aga siin ka ta on turu jaoks oluline, siin ka formeerus meil tegelikult üsna hea kõrgem põhja ja siin võib olla veel ralli ka 200-päevase libiseva keskmiseni. Et põhimõtteliselt siin on, mida kaubelda, väike selline nagu vahemaa on, et siin võib tunnisel graafikul jälgida, et kui ta siin teeb natukene sügavama korrektsiooni, kõrgema põhja, et hetkel me näeme, siis põhimõtteliselt nad hakkasid siin kõrgemad põhjad tegema ja põhimõtteliselt näitab meil seda käitumist, et kõrgemad põhjad on hetkel juba ostetavad lühiajaliselt, et selline areng, mis ma Apple'iga jälgiks ja võib-olla kaupleks. Vertex, kus mul positsioon juba on, Vertex, siis siin on üsna tugev, me näeme nädalast graafikut, tõusev trend, viimase langusega siin formeerus järjekordne kõrgem põhja, kõikidest libisevatest keskmist kõrgemal tasemel võib isegi nädalasel graafikul vastu +3 mateeria rallida. Ja siin päevasel graafikul peale seda põhja, mis siin 200-päevase libiseva keskmise juures formeerus, siin ta tegi esimese kõrgema põhja ja siis üsna ilusti sulges ka reedel, et põhimõtteliselt siis ta võib proovida rallida vastu siin +3 mateeria päevasel graafikul ja tunnisel graafikul. Mina võtsin positsiooni juba varem, eelmine nädal, et ma vaatasin seda põhja, siis ta taastus, siin andis ostusignaali, et siin ma võtsin juba positsiooni hetkel lihtsalt trailing stop'i, aga ta ei ole veel kaugele läinud minu sellest sisenemiskohast, et tegelikult kui mul positsiooni oleks, ta on andnud siin veel ühe trigger'i ja siis reede sulgemisega veel ühe trigger'i. mõtlesin, et kui ta läheb sellest tsoonist nüüd kõrgemale, see on veel üks võimalus pika positsiooni võtta või kui ta annab veel siin ühe väikse impulsu madalamale ja kõrgema põhja järjekordselt, siis seda võib ka siin veel kaaluda osta. Et üldiselt ka fundamentaalselt tugev aktsia, pole palju langenud viimase langusega. Mis positsioonid töötasid veel sama hästi nagu Palantir, et Stoneco ja Paxi-Square on need Brasiilia aktsiad, et need tegelikult võib vaadata, et alates eelmine nädal, üle-eelmine nädal, kuidas ma tõin välja, kuidas see positsioon arenes, kus ma sisenesin ja miks ma sisenesin ja kuidas see nüüd arenes, me näeme, et siit põhimõtteliselt kõrgemast põhjast, mis informeerus, me nägimegi ralli vastu +3 arteeria. Et nüüd mul on nagu Palantiiriga siin ka 2/3 positsioonist juba kinni pandud ja 1/3 siis hetkel trail and stop'i. Kui ta hulluks läheb siin kõrgemale, siis ma viimases kolmandikus saan võib-olla ka suurt kasumit. Aga mul juhul siin nüüd tasub vaadata uueks positsiooniks järgmise korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et siis ta annab järgmise hea ostukoha. Tunnisel graafikul, kuidas see välja näeb siin, et positsioon mul oli võetud siin palju varem, siis +3 arteer siin liigus kogu aeg kõrgemale, et ma sain esimese kasumivõtu orderi edasi lükata kogu aeg, et siis lõpuks siin sain esimest kasumit võetud, siis ta tõusis vastu +3 arteeri päevasel graafikul, võitsin teist kasumi osa ja siis hetkel mul on lihtsalt trailing stop kuskil juba samal tasemel, kus ma väljusin teise osaga, kui läheb vastu mind, siis ma ikkagi heal tasemel väljun, kui jätkab tõusu siin neil turul, näitab, et isegi kõrgemal tasemel hetkel, siis ma jätkan stopi tõstmist nii kaua, kuni lõpuks see tõus ei pidurdu ja läheb vastu mu stopi. et niimoodi ma siis maksimeerin kasumit väljudes osaliselt. ja Paxi-Guero, et siin ka käitus täpselt nii, nagu ma ootasin temast ka võib-olla eelmine, üle-eelmine nädala videost, võite üle vaadata, et kuidas need graafikud nägid välja enne seda liikumist, et siin ka oli 200-päevane libisev keskmine ja lõpuks ta sellest murdis kõrgemale ja jõudis ka vastu +3 arteeri. siin ka mul enamik kasumist juba võetud, et ootan nüüd järgmist korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et see võib olla järgmine hea ostukoht nüüd, kui
See liikumine kõrgemale on alanud ja tunnisel graafikul siin ma näitasin ka, kuidas ma siin võtsin pika positsiooni varasemates videotes, siin sain esimese kolmandiku võetud, kui läks vastu +3 tunnisel graafikul ja siin reedel sain võetud teist kolmandiku, kui ta läks vastu +3 päevasel graafikul ja nüüd treilin siin stopi, viimane kolmandik positsioonist. Uber. Uberis mul on ka hetkel olemas juba pikk positsioon, et siin ta tegi üsna hea põhja, läks kõikides libitsevates keskmisest peale seda uuesti kõrgemale, siin formeerus kõrgem põhi ja nüüd siin ralli käib, mis võib kuni +3 aterini jätkuda. Siin mul oli lausa mitu positsiooni, et eelmine nädal ma näitasin, kuidas mul oli siin positsioon võetud, siis siit ma läksin välja stopiga, siis ma võtsin, siin oli põhi formeerunud, siin uuesti pika positsiooni eelmine nädal. Osaline kasumivõit aitas ka sellest väikest liikumisest, mis siin oli kasumivõte, et siin sain esimese kolmandiku väljutud, siis ta langes vastu mu sisenemiskoha, ma väljusin siit nulliga ülejäänud osa, ehk põhimõtteliselt sain siit väikest kasumit, siin väikest kasumit ja lõpuks, kui siin kõrgem põhi formeerus, siin ma võtsin ka juba pika positsiooni kolmandat korda ja reedel ta hüppas vastu +3 et siin ma ka juba võtsin esimesest kolmandikust kasumi välja, stop on juba samal tasemel nagu ma sisenesin, ehk jällegi ma võin saada siit kolmandat väikest kasumit, aga kui ta läheb kõrgemale vastu +3 päevasel graafikul, siis ma võin saada juba kolmandast katsest suurema kasumi. Et põhimõtteliselt selline kauplemine mul Uberiga käis ja selline hetkel ootus. Tegelikult ta siin tunnisel graafikul veel näha, et ta siin teeb korrektsiooni, kui ta teeb siin vastu libisevat keskmist kõrgema põhja, siis kui mul positsioone oleks, siis ma vaataks seda triggerit järgmisena, järgmiseks sisenemiskohaks, sest ta jah, tunnisel päevasel graafikul, kui ta teeb siin väikse korrektsiooni, siis tegelikult siin +3 on veel vahemaa, mida läbida, mida saab kaubelda. Dropboxis mul oli ka pikk positsioon või siiamaani on, et siin ta oli ka päris tugev, et kui turg meil langes, põrkas, langes veelgi madalamale, siis Dropbox tegi siin sellist nagu topelttipa ehk sellise nagu teise suure langusega turuga ta ei läinud ja vastupidi, siin üsna hästi taastus, tegi topelttippu ja siin oli kõrgem põhi formeerumas. Mida ma kauplesin, nüüd ta läks kõikides libisevates keskmist kõrgemale ja võib vastu +3 rallida päevasel graafikul. Kuidas ma siin kauplesin, no siin ma juba ammu võtsin positsiooni, et tegelikult lausa siin juba võtsin, aga siin ta ka oli üsna tugev, et ta jäi siin oma kanalis kauplema, et turg vahepeal jällegi seal tegi suurema languse, see ei läinud turuga kaasa, oli turust tugevam. Mul stop oli ilusti pandud siin, ta kunagi vastu stopi ei läinud, põhimõtteliselt ma lihtsalt vaatasin, kuidas ülejäänud turg langeb, see positsioon jääb alles ja põhimõtteliselt ta hakkaski lõpuks liikuma kõrgemale vastu +3 esimene kasum võitsin ja nüüd treilin stoppi, põhimõtteliselt ootan vastu +3 juba päevasel graafikul järgmise kasumi võtorderiga. Toast, siin on sarnaselt Uberiga hetkel areng on toimumas, siin ta testis seda 200 päevast libisevat keskmist, esimene test, teine test, tegi sühuga oma languse vastu -3 kiiresti taastus. siin veel üks test, kõrgem põhi võrreldes selle põhjaga ja siit hakkab juba taastuma, et võib rallida vastu +3, et hetkel on kõikides libisevates keskmist kõrgem. Ja tunnisel graafikul mina võtsin juba positsiooni siin teisipäeval, kui ta hakkas siit taastuma ja turult me saime tugevad ostusignaalid. Siin ta läks vastu +3, ma juba esimest kasumit võitsin ja siin hetkel treilin stoppi. Et kui mul positsiooni oleks, ta poole päevasel graafikul veel palju liikunud, ehk põhimõtteliselt siin järgmine jõnks madalamale oleks olnud minu selline sisenemiskoht selles aktsias. TTD päris ilusti areneb, et seda aktsiat me ka varem vaatasime. ta on fundamentaalselt muidu kasvav kasumlik, aga peale viimast kvartaaltulemust suurt langust teinud vastu seda olulist
taset, nädalasel graafikul langenud ja ta võib siit lihtsalt tehniliselt põrgata vastu libisevaid keskmiseid ja see on päris hea selline kaubeldav ralli, mis siin võib olla. Seal tuli ka eelmine nädal positiivne uudis Google'i kohtuotsustega, et põhimõtteliselt Google'i monopoli võib-olla seal natukene lahjendatakse sel reklaamiturul, kus Trade Desk tegutseb, et see võib olla neile kasulik. aga päevasel graafikul me näeme, kuidas see trend hakkas pöörama, et põhi, kõrgem põhi ja siit ta liikus juba 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. et mul on siin positsioon olemas, ma juba ootan, et ta läheb siin vastu +3 mateeria vastu 50 päevast libisevast keskmist kõigepealt. et kui me vaatame siin tunnist graafikut, ma juba eelmine nädal näitasin, kuidas mul siin ka sellised lühiajalised tehingud olid olemas ja viimase tehingu ma siis võtsin siin, et kus jällegi teisipäeval nägin, et siin toimus selline võlts läbimurre sellest tasemest, see tase hoidis, andis ostusignaali, turg andis ostusignaali, et siis ma siin võtsin oma viimase pika positsiooni vastu +3 mateeri tunnisele graafikul, väljusin esimese osaga, esimene kolmandikuga ja hetkel treilin stoppi, et päevasel graafikul näitasin, kuhu ma ootan seda põrget, et jah, see võib väga, pole veel suurt liikumist teinud, et selline nagu suurem ralli võib veel tulla. Celsius Holding, seda vaatasime ka eelmine nädal, et oli ka tegelikult turus tugevam, me näeme, et turu languse ajal see aktsia tegelikult on siin tõusnud ja 2 viimast nädalat konsolideerib. konsolideerimise põhjus on see, et siin on 50 ja 200 päevast nädalas libisevad keskmised, et neist nii kiiresti kohe kõrgemale ei saa, et hetkel siin konsolideerib, kui murrab läbi, siis võib edasi rallida. ja päevasel graafikul siin on vastupidi, et kui nädalasel graafikul me näeme, et siin on nagu vastupanu, siis päevasel graafikul siin on toetus natukene madalam, 200-päevane libisev keskmine ja me näeme, kuidas ta siin tegelikult tihendas vahemikus kaupleb, meil konsolideerib. kui ta läheb sellest väljaspoole, siis meil võib tulla järgmine suurem liikumine, kas ülespoole või allapoole, hetkel ei tea, aga vaadates seda nagu tugevust, mis tal oli sel ajal, kui turg tegelikult suuresti langus, siis võib eeldada, et ikkagi peale konsolidatsiooni läheme kõrgemale. seega ma jälgin siin, et kuidas siin siis hetkel ta ongi siin 200 ja 22-päevase libiseva keskmise juures, et tahaks näha siin mingit kõrgemat põhja ja siis või võlts läbi murret madalamale, taastub tagasi ja siis hakkab rallima. see oleks kõige parem selline stsenaarium, et tunnisel graafikul põhimõtteliselt võib jälgida sellist asja või ma jälgin sellist asja, et siin on see kanal, mis meil võib olla, et noh, kõrgemale ta üritas siin ka teha võrdsläbimurre hetkel. et kõige parem oleks, kui ta siit natukene veel langeks sellest madalamale, siis kiiresti taastuks ja siis läheks kõrgemale, et siis siin oleks üks teine sisenemisvõimalus. mina hakkan seda esimest monitoorima, kas selline asi juhtub. see oleks kõige parem sisenemiskoht Celsius Holding aktsias. Gesi aktsiaga oli ka üsna huvitav areng, et selles live stream'is, mis ma jagasin teiega, et seal oli ka huvitav, et ma näitasin seda positsiooni, selgitasin, mis ma võtsin seda positsiooni ja tegelikult äh, striimi ajal kohe see kõik hakkas realiseeruma ja siin Gesi aktsia hüppas kõrgemale. et siin muidu tal on selline hea põhiformeerus võrdles läbi murra madalama, kõrgem põhi ja põhimõtteliselt ma ostsin siis seda paterni. lisaks temal on väga kõrge short flow'd ehk põhimõtteliselt selliseid nagu lühikeseks müüjaid on selles aktsias väga palju. et võime isegi vaadata, kui palju neid on. GC aktsia ja me näeme short flow'd 25%, põhimõtteliselt neljandik kõikidest aktsiatest on laenatud ja lühikeseks müüdud ja põhimõtteliselt kui liikumine kõrgemale algab, siis siin võib tekkida selline nagu short squeeze, kus lühikesed positsioonid hakkavad ennast sulgema, sellega nad siis ostavad aktsiaid ja see viib hinna kõrgemale. lisaks siin on positiivsed uudised, et siin üks firma pakkus välja osta GSI $13 ja neljapäeval meil tuli uudis, et veel üks firma võib pakkuda veelgi kõrgemat hinna. ehk põhimõtteliselt siin on selline nagu väljaostu võimalus ka. kuidas siin tunnisel graafikul nägi välja see trade, et põhimõtteliselt ma siin jälgisin põhja
kõrgem põhi, siin veel üks kõrgem põhi ja siin lõpuks ma võtsin pika positsiooni, kui hind läks 22 ja 50 tunnist libisevast keskmisest kõrgemale. Siin ta hüppas juba vastu +3 tunnisel graafikul, ma väljusin juba esimese kolmandiku positsioonist ja siis siin treilin stoppi hetkel, et teise kasumivõtu orderini ta pole veel jõudnud, +3 päevasel graafikul, et siin me näeme, kuidas ta peale uudist järsult käpas kõrgemale, isegi peatati kauplemist mõneks ajaks. Aga jah, kuna seal on üks väljaostuorder hetkel $13, järgmine võib tulla veelgi kõrgemale, et siis me võime näha veel siin tõusupotentsiaali, et ma nii kaua siis trailin stoppi, teine kasumivõtu order veidi kõrgemal tasemel. Et vaatame, kuidas hakkab arenema. Celsius Holding, mis me enne seda vaatasime, seal on ka muidu short float ei ole kõige väiksem, et see ka võib tegelikult positiivne olla selle Celsius Holding 2 jaoks, et 17.16. Ja järgmine aktsia, kus on ka meil kõrge short float ehk tegelikult kolm sellist nagu aktsiat kõrge short float'iga. Hims and Hers Held, et siin me ka näeme 33,3%, põhimõtteliselt kolmandik kõikidest aktsiatest laenutud ja lühikeseks müüdud. Ja noh, aktsia siin on küll langenud, aga enam ta ei lange, ta on leidnud siin nagu toetuse 200-päevase libiseva keskmise juures kaupleb, sulges reedel sellest kõrgemal. Põhimõtteliselt ta võib hakata siin peale seda põhja uuesti taastuma ja siin võib ka tekkida selline nagu short squeeze. Mina siin juba pika positsiooni võtsin. Mina jälgisin seda arengut, et kuidas siin oli näha hea põhja formeerus, siis siin hüppas, tegi kõrgema põhja ja siin ma võtsin pika positsiooni. Et siin veel mul kasumit ei ole võetud, siin ma lihtsalt liigutan stopin natukene kõrgemale hetkel. Ehk kui ta suudab siit kõrgemale liikuda, kui ta suudab seal short squeeze'iga tekitada, et siis ta võib üsna ilusti siin liikuda veel kõrgemale, et kui vaadata nädalast graafikut, et siin ka näha tegelikult, et nädalasel graafikul meil on tugev tõusev trend, et kõrgem põhi, kõrgem tipp, kõrgem põhi, kõrgem tipp, kõrgem põhi, kõrgem tipp ja siin järjekordne selline suurem kõrgem põhi. kas tuleb kõrgem tipp või madalamaid tippe, ei tea, aga hetkel me näeme, et selline nagu trend, kus neid korrektsiooni välja ostetakse siin veel jõus, seega siit ta võib ka tegelikult põrgata. ja viimane aktsia mis ma hiljuti jälgisin oma aktsiate jälgimisnimekirja, Uplovin, ticker Up, et siin ka tasub alustada nädalasest graafikust, et siin on näha ulmelist tõusu, mida see aktsia on teinud siin $10 põhimõtteliselt $540. nüüd on teinud suurema korrektsiooni ja siin 50 nädalane libisev keskmine hetkel tundub olevat hea toetus, et siin põhi formeerub ja hind võib proovida uuesti rallida, järgmine tõusulaine ja päevasel graafikul me näeme siin ka 200-päevane libisev keskmine hästi toetab hinda, siin oli võlts läbi mure madalamale, kõrgem põhi ja siis hakkas taastuma, et siis võib proovida rallida vastu +3 päevasel graafikul. Ja kuidas ma siin võtsin positsiooni, ma siis jälgisin seda põhja ja siis teisipäeval siin oli minu jaoks koos turusignaaliga selline nagu sisenemiskoha signaal, esimene kolmandik sai võetud kasumist siis, kui ta läks vastu +3 tunnisele graafikul ja hetkel siis treilin stop ja teine kasumivõtu order +3 päevasel graafikul. et need on siis mõned sellised nagu kauplemisidee mul selleks nädalaks või positsioonid, et kui teil on rohkem huvi kauplemise vastu, tahaksite rohkem mu positsiooni näha ja ka seda, et mis ma nädala sees teen, et kui teil nendest nädalate videotest ei piisa, siis kutsun teid üles liituma tasulise Youtube'i kanaliga, et seal me hetkel 2 korda nädalas kohtume ja vaatame jooksva situatsiooni turul, et kui turg tuleb rahulikum, hetkel on rohkem selline aktiivne kauplemine, kui turg tuleb rahulikum, ilmselt hakkame rohkem ka investeerimisideed seal üle vaatama, aga põhimõtteliselt jah, seal saab rohkem siis sellist nagu turu infot minu poolt. et kui teil on vaja sellist nagu tihedamat update'it, siis kaaluge liitumast, et see tasuta stream, mis ma tegin kõigile järelvaatamiseks tasuta, see võib olla üks ka näide, selle järgi võite ka otsustada, kas te tahate liituda või mitte. Okei, mul siis selleks nädalaks kõik, et järgmine saade meil tuleb juba järgmine esmaspäev, mai, 1. mai saade tuleb
Siiamaani soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kõike head!